Mina siin jällegi tagasi ja ega me ei tee neid asju niimoodi, et suuga suure linna ja käega kärbsepesagi. Me võtame kõik need teemad väga üksipulgi lahti, katsetame läbi, raiskame päevi, tunde ja päevi, et saada korralik tagasiside päriselust. Neid jutumehi on terve internet täis, et vaatavad teiste asju, mis teised teevad ja siis targutavad, et nii saab teha. See suht mõttetu, sellepärast et see on 20% heal juhul edust, et ülejäänud on kõik oma nahal ära kogemine, kõik vigade kättesaamine, enda oskuste timmimine, nii et jätkame. Partai lendu. Ja tegin veel ühe ja tegelikult on juba 3 tükki valmis. Ehk et mitte ühe katse pealt midagi ütlema hakata, teeme veel, et tegelikult ma olen neid juba elu jooksul võib-olla ligi 10 teinud, natuke alla äkki. Ülejäänud on töötoas teised teinud. Siis tegin toorest või jalkuivanud kuusest. Siin on kiilud ka vahele löödud ja panen ta vette likku ka veel, et saada ta paisuma. See on kuivanud puu eelis. Lugu siis selline, et tegin seda puupakust veenõusi kokku 6 tükki 2 päeva jooksul, et saada täis tõde või vähemalt mingid andmed kätte. Pärast räägin pikemalt, aga siin nad on, sellised 40-sendised. Kõigil on viga sees, juba ütlen ette ära, aga lähme paneme jõest vee sisse ja vaatame. Opadii. Nendes on nüüd minut aega vesi olnud, ääreni täis oli. Pool on tühi peaaegu. See, mida te nägite, mille tegemist te nägite, on 30 sekundiga pool tühi. Ja siin, mida sai ühte vähekene teibitud, tal olid kõige suuremad praod. See lekib, jäid mõned augud. Ühesõnaga, keetmiseks siin ei lähe, nagu aru saada võite. Põhimõtteliselt need topsid ei tööta. Ehk et kui kuskil keegi, YouTube'is neid on, showmehi, kes neid teevad ja näitavad, et voilà ja tõtt öelda, ma olen ise ka teinud enne seda katsetust. 2 tükki läksid juba metsas nässu, kokku ma tegin 6 tükki. 2 oli juba kohe nii suur auk põhjas, tuli kild välja, et polnud mõtet tegeleda, nii et 6-st 0 on praegu. Aga miks ma üldse tegema hakkasin, oli see, et mu elu teine samasugune potsik töötas ülihästi ja ma olin aastaid 3-4 kindlal veendumusel, et see on lahendus, et vett saabki keeta sellisest tunnike nokitsemist ja eriti kiirelt teed pool tundi ja paned aga kuumad kivid lõkkes sisse ja elu päästetud. Aga kui ma nüüd hakkasin selle video jaoks tegema uuesti, siis mis selgus? Esimene pekkis, teine pekkis, 3., 4., 5., 6. Ehk praegu mul siin oli lootus sellele, ma ära mähkisin selle ürgliimiga, aga jäid paar auku ja põhja jäi ka vist. Mul oli sellele lootus ja siis mul oli lootus ühele haavapuust. Sellele oli ka lootus. Seal oli küll väike auk, aga ma panin sinna pinnu sisse. No praegu ta selles asendis on hoidnud siin nüüd paar minutit. Ja see on täitsa tühi. Ja see, mille tegemist te nägite toorest puust, loomulikult ei paisu ka, on tühi enam-vähem ja siin need on nüüd juba 2-3 minutit mingit tilka hoidnud. Ehk nendega võib olla lootus, kui nüüd terve päev leotada jões, et nad saaksid paisuda veel. Aga kokkuvõttes siis täna me vee keetmiseni ikkagi ei jõua. Me läheme vee teemadega edasi ja otsime seda lahendust, mis päriselt toimib ja millele sa ei pea lootma 1/7, et äkki tuleb välja ja raiskad 2 päeva ja siis ka ei tule võib-olla. Ehk me otsime välja selle lahenduse,
kuidas ikkagi vett keeta, kui ei ole pudelit, topsikut, potti kaasas. Väga oluline enne seda, kui mul esimene õnnestus kunagi, seesama potsik, elu teine õnnestus, nii et 45 minti oli tühjenemisaeg, mis oli küll ja veel vee keetmiseks, ehk et kuumad kivid sisse ja ta pahinal keeb kohe. Minut keemist ja selle aega pole seal vett midagi välja imitsenud. Et siis see ei toimi ikkagi, et oli õnne kuidagi, et sain väga hästi tükeldatud, ei löönud pirdu välja, läksid hästi kokku. Vahest juhtub, mul on ennegi olnud Savinõuga ka sama lugu, elu esimene. Samal õhtul läks tulle ja jäi terveks, siiamaani terve. Et niimoodi selgub tõde. Nii, siin on nüüd, nendes on mingi 5 minutit veel 1/4 vett ja siin 1/5 vett. Need kastrullid on tühjad. No anname sellele võimaluse vesi ära ka keeta. Sellele, mis kõige paremini peab praegu. Panen uuesti vett täis ja lähme paneme kivid sisse. Nii, kuskilt ülevalt ta läkib, sest siit ülemine osa tühjeneb väga kiiresti. Aga paneme kivid sisse, vaatame. Kivid ei ole väga kuumad. Läks sisisema nagu loom. See juba oli. Vaata, mis see teeb. Ei ole. Nii, vesi keeb. Seda sai isegi palju. Nii, keeb ilusti. Ma vaatan nüüd aega. 2 minuti peal jäi keemine järgi. Valame siis ringi, vaatame, mis meil kokteil välja tuli. Kusjuures pakk on väljas täiesti külm. Süüke söe lahus. Aga täitsa siia ei veel vist. Ei julge valada, rohkem kivi lendab süss. Vist on enam vähem. Ehk siis mingi 150 milliliitrit pidas vastu. Kui on kuskile ringi valada, siis ei pea jahutama. Aga tegelikult saab ju sellest papptopsis ka keeta. Vajame selle uuesti keema. Kogemata panin 2-kordse topsi. Kui nüüd välimine põlema läheb, siis võib see sisemine ümber kukkuda. No nii. Läheb keema kohe. Hopadii. Nii et täna pidime leppima papptopsis vee keetmisega. Esimene katse siis leida tõeliselt toimiv lahendus ilma pudelita puhta vee keetmiseks ehk vee keetmiseks vee puhtaks keetmiseks ei toimi. Aga papptopsis keeb ilusti. Ehk et varsti siis uued katsetused. Vaatame, eesmärk on leida loodusest ikkagi toimiv lahendus vee keetmiseks. Mul on tagataskus mõned lahendused olemas, mida ma olen katsetanud ja mis on toiminud. Aga mine tea, võib-olla oli jälle algaja õnn ja enam ei toimi. Nii et teeme koos läbi 3-4 võimalust on veel, mille kõigiga ma olen vee keema saanud ilusti, aga proovime koos teha siis ja õppida ära selle ja anda hinded, et milline lahendus on ikkagi kõige kindlama peale minek ja mis kindlasti toimib
ja võib-olla milline on kõige kiirem, need ei pruugi olla samad. Nii et selle puupudeli versiooniga kindlasti saab ta veekindlaks selle ürgliimiga, mille tegemine on suhteliselt kerge, aga nüüd tõsise ellujäämisolukorras päris suur aja ja energia investeering lisaks veel. Et kui sa juba noaga pead endale pakukese võtma ja võib-olla esimene ei õnnestu, läheb täitsa suur tükk välja ja teed veel teise ka, et sel juhul veel hakata liimi tootma. Et võib-olla, ta on lahendus kindlasti, sellega saab veekindlaks. See oli suurte pragudega see kuusk, mille ma ära liimisin nii-öelda selle ürgliimiga ja sinna jäi mõned augud, et ta üldiselt hakkas pidama, et need augud saab uuesti kuumutada need kohad üle ja vajutada selle liimi, pehmeks läinud liimi sinna kõvemini aukudesse. Vot, aga kuidas siis internetis, YouTube'is võib olla muidugi ka õnnestumisi, võib-olla keegi on kasutanud silikooni, võib-olla keegi on pannud kilekoti sisse, et näidata, ma ka tegin ära. Kindlasti on see võimalik, on enda näidegi olemas, on ju. Aga tänane katsetus, statistika ei valeta. Sai tehtud haavast, sai tehtud kuusest, mõlemad pehmed puud peaksid paisuma, täitma ära augud, mikropraod, aga ei ole. Nii et vaatame, homme äkki jõuab juba järgmise asjani, millega vett keeta, võib-olla ülehomme, nii et püsige lainel, õpime selle asja ära, siis saame vähemalt öelda, et see ei toimi, kui keegi hakkab õpetama, et niimoodi saab.